Ees on Eesti Ratsaspordiliidu peasekretär Siim Nõmmo ja äsja on lõpule jõudnud järjekordne FEI spordifoorum. Siim, ole hea, kuidas sa kokku võtaksid selle ürituse? No tegu on siis 5. korda toimuva traditsioonilise üritusega, kus nagu kuulda oli läbi aegade kõige suurem osavõtt. Üle 300 delegaadi, nii sportlaseid, spordijuhte, vaatlejaid, meediainimesi, kes kõik siis arutlesid kahe põhiteema üle. Üks oli suurvõistluste eeskätt olümpiaformaat ja teine siis muudatused regulatsioonides. Võib-olla need kõik otseselt meid nii väga ei puuduta, aga selge on see, et kaudselt kindlasti. Olümpiaformaat Rioks on paigas, see on selge, aga kõik, mis hakkab toimuma Tokyos, on hästi huvitav. Fakt on see, et tõmmatakse kokku formaadi pikkusi, tehakse mudel palju selgemaks, pealtvaatajale lihtsamaks, meediale palju söödavamaks. Kindlasti see mõjutab ka teisi suurvõistlusi ja kaudselt ka võib-olla väiksemaid formaate, alates siin rahvuste karikast ja maailmakarika võistlustest. Hästi palju räägiti, mida peaks muutma teistes regulatsioonides. Kõik on alles töövariandid ja hetkel eks vaatame, mis siis need kokkuvõtvad dokumendid meile toovad, kui see üritus ükskord nii-öelda FEI peakorteris kokku võetakse. Meie jaoks võib-olla oluline oli see, et me nägime jälle päris palju häid partnereid siin nii FEI-st kui teistest föderatsioonidest. Saime uuendada oma tutvusi, teha kokkuleppeid, siin oli päris huvitavaid arenguid, võiks oodata FEI Solidarity liinis erinevaid koolitusi ja kursuseid ka Eestis, et kindlasti see oli hästi oluline käik meie jaoks. Leian omadki poolt, et Eesti jaoks võib-olla tõesti ei olnud kõik teemad aktuaalsed, kuna meie võistlejad täna paraku ei osale veel olümpiamängudel ja MM-idel väga tihedasti, kuid tõenäoliselt olla kohapeal ja kuulata, millised on maailma suunad ja suundumused on ääretult vajalik. Arvad sa samuti? Loomulikult, et eks siin arvamusi on ju seinast seina, sellepärast, et esindatud on ikkagi praktiliselt kogu maailma. Ja väiksematel ratsaliitudel on omad mured, suuremad seisavad jällegi oma asjade eest ja see tuli ju siin ka nendes vaidlustes ja küsimustes väga selgelt välja, et kui räägite olümpiast, siis suurriigid on endiselt olemasoleva formaadi poolt, et ikkagi tiimis oleks ikkagi 4 sportlast ja mitte vähem. Kõik sellised asjad mõjutavad kindlasti meid. Nagu ma ütlesin, mitte küll kohe ja otse, aga kaudselt kindlasti. Ma väga loodan, et see uus olümpiaformaat, mis nüüd lõpuks paika vaieldakse, annab siis ka väiksematele riikidele vähemalt individuaalseid kohti juurde ja tekib meil võimalus siis saada ka takistussõitja, koolisõitja või kolmevõistleja ükskord olümpiale. Aga täname hobumaailma poolt Siim Nõmmo ja pikemalt kirjutame siin toimunust juba lähematel päevadel.